No tere tulemast tagasi. No nii, kus ma laman? Ma laman oma uue plaaditud põranda peal. Või no tegelikult niivõrd kuivõrd uus selles mõttes, et teie jaoks uus, minu jaoks juba tegelikult mõni nädal vana, aga väga viisakas. Eriti videolindi pealt. Veits must on, sest et see tuleb puhtaks teha, siin on pahtletolmu märki. Aga väga viisakas ja kui sa küsid, palju see kõik maksma läks, siis plaadid 450 €, töö 1200. Ja ei, ma ei võtnud seda tööd seekord ikkagi hange.ee eest. Seal oli pakkumise seinast seina, seal oli üks ettevõte, kes oli riigi ees maksuvõlglane, kes lubas 400 € selle töö ära teha. Siis seal oli üks ettevõte, kes tegi mulle 2300 € pakkumise. Ja seal oli üks vend, kes mulle jäi silma, kes tegi mulle 850 € pakkumise, kellel oli tegelikult väga okei portfoolio, noh, sealt sai vaadata, eks ole. Aga ma paralleelselt otsisin Google'ist ettevõtteid ja siis mul jäi silma see ettevõte nagu remondifirma. Ei, taaskord tegu ei ole sponsorid ettevõttega, vaid mulle meeldis see, et ta helistas mulle kohe tagasi. Ta tuli ise koha peale, vaatas objekti üle, ütles palju mul on plaati vaja ja samal nädalal, ei, 1,5 nädalaga ehk siis põhimõtteliselt selle taotluse tegemisest kuni siis põranda valmimiseni oli 1,5 nädalat. Ehk siis ülikiire, ülikorralik, noh, ta tuli siia, ütles, et siin on umbes 3 päeva tööd, päeva hind on 330 € pluss kõmm. Reaalsus on see, et see vend tegi umbes 1,5 päeva seda tööd, reedel alustas ja esmaspäeva lõunaks oli tal tegelikult juba kõik valmis, nii et noh, see on siuke vaidluse koht, eks ole, sest noh, muidugi arve peal ei olnud kirjas, et see on 3 päeva, arve peal oli lihtsalt kirjas aadress, ühik, hind, maksa ära. Aga noh, selles mõttes, et 1200 € pluss mul on selle plaatiga nüüd otse kontakt, mis tähendab seda, et kui ma pean hakkama ükskord seda siin plaatima, siis äkki ma teen talle haltuura korras pakkumise ja teeme sellise mõistliku ja sõbraliku hinnaga äkki need tagumised plaadid ka ära. Vot, aga mis ma nüüd täna tegema hakkan? Katame selle kauni põranda ära. Teie, ma arvan, saate üsna palju timelapsi. Seejärel ma ehitan kinni selle külje, sest et siia on nüüd vaja panna 15 senti ülesse. Ja siis hakkame juba pahteldama kõiki neid imelisi kruvipäid siin, mis mul on vaja teha. Ja siin on vaja ilus kast ümber teha ja ühesõnaga lõpuks on käes aeg, kui tuleb hakata viimistlema. Muidugi täna on 25. juuli, mul just käis köögi mõõdistaja, mis tähendab seda, et mul on aega umbes 3 nädalat, et terve korter valmis ehitada. Seina tärvida, lagi pahteldada, kõik need praod ja panna parkett maha, nii et läheb fucking kiireks. Aga ärme rohkem räägi, vaid hakkame pihta, sellepärast et mul on vaja ju korter valmis saada. Lisaks taimluse teinud olen. Panin selle liistu siia ära. See on nüüd see liist, mis hakkab toetama sellist kipsiriba, mis ulatub siit umbes 15 senti ülesse poole. Nii et nüüd järgmine ongi. Teeme selle perimeetri selle külje ja selle külje selle kipsiribaga ära ja panen kruvidega kinni ja siis saab hakata juba suuremaid pragusi nagu seal üleval vahutama ja vaatame, kas me täna jõuame juba pahteldamisele. Kuna mul on vaja see vendi auk seal üleval märkida kipsi peale, no võiks öelda, et ideaalselt, siis ma mõtlesin, et ma teen ta niimoodi. Ja kui ma selle kipsi siin vastu surun, siis see akrüülijälg peaks jääma ju kipsi peale.
nii et ma ei tea, proovime. No ta ei jäänud ideaalne, aga selle jälje järgi ma saan ju tegelikult võtta vana selle. Nii, marker. Paneme ta. Siin on puhtaks. No nii. Okei, sealt jäi veits puudu. Persse. No see siin on idekas. Ma panen siia 15 sentise sellise kipsiriba. Nii. Selle kipsiriba taha läheb tulevikus, mis tulevikus, kui lagi värvitan, läheb LED-riba, mis siis on see kaabel seal. Ja ma saan seda siis eraldi sealt köögist lülitada ja siis ta on siuke ambient lighting, jah. Lighting, ta tuleb, ma arvan, et ta tuleb 2700 Kelvini, ehk siis ilus kollane valgus, mitte väga võimas, pigem siuke lahja, et ütleme õhtul, kui ma istun siin, vaatan telekat, siis see võib nagu taustal põleda ilma, et ma peaks kulutama seda suurt laelampi näiteks. Vot see on see minu visioon esialgu. Aga kui ma kõik õigesti tegin, siis see peaks olema. Jah, see on liiga lühike siia. Ehk siis seda ma pean nagu nii jätkama. Aga seda ma tahaks jätkata pikemalt, sellepärast, et muidu võtak. Siis mul on mingi tugi siin. Tere hommikust, tegelikult käes teine päev, sellepärast et eile, nagu montaažist võis aru saada, sain mul GoPro laku tühjaks. Aga mis ma eile valmis sain? Oligi see kõik ülemine ots. Aga mõtlesin, ma räägin natuke sellest lae konstruktsioonist üldiselt. Oota, ma panen Võmba FM-i veits vaiksemaks. Nii. Mis siin laes siis on? Siin on metallkonstruktsioon, mille külge on siis kruvitud 10 mm OSB, mille külge siis omakorda on kruvitud niiskuskindlam, mitte niiskuskindel, sest sellist kipsi ei eksisteeri. Niiskuskindlam kips ja väga tummine ühesõnaga. Ja siia, selle karbi taha, mida ma eile ehitasin, siia siis. Sinna tuleb LED-riba terve perimeeter.
vot. Aga mis mu tänane plaan on? Ma eile, nagu võib näha, makrotasin, sest siin on suht rõve pragu oli tekkinud. Ma tegin selle prao kõik seest puhtaks ja nüüd on plaan täis pahteldada see ja panna sinna paberlint, nii et ma panen teid pähe ja hakkame esimeste maalritöödega pihta. Äge! Teeme vuugipahtliga Vivacolor J-pahtel. Ma tegelikult tahtsin ideaalist täitepahtlit saada siia, aga ma ostsin või jõudsin kassasse selle täitepahtliga ja ma ei tea, kas neid peab segama või? Ma tavaliselt olen seganud neid. Igatahes võtsin täitepahtli kaasa, astun siis kassasse. Kuna hinde selle täitepahtlil ei olnud, siis seal kõrval oli mingi pahtel hinnaga 22 €, siis mõtlesin, palju see ikka maksab. Lähen kassasse, lööb kassast läbi 55 €. Ja ma ei tea, kas te teete nalja mulle või? Ma ostan never 55 € pahtlit endale. Nii. Praegune gameplan on siis põhimõtteliselt üsna lihtne. Võtame selle ja paneme selle sinna nurka üles. See hakkab istuma selle üleval nurgast niimoodi. Ma ostsin siukse labida. Ma olen kõik pahtlilabidotega möllanud, aga siis ma hakkasin vaatama, et internetis igal pool kõik teevad nende labidotega. Ja see on nagu good point, sellepärast esiteks ta on tugevam, otsad ei lähe kõveraks. Vaja kitsast teed niimoodi, vaja laia, tõmbad niimoodi. Ideaalne plussi ja peale poob hästi palju seda pahtli möksi. Nii. Aga tegelikult ma ruttan asjadest ette. Enne, kui ma hakkan tegema seda, ma pean kruntima selle ära Aquastopiga. See on juba lahendatud kujul, mul siin pudelis. Sellega pintseldan ta ära. Kui see on ilusti siin krunditud, siis ta võtab kõik selle tolmu ja lahtise mudru kõik kinni. Siis saab rahus siia peale pahteldada. Mulle tundub, et siin läheb aega, nii et They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Esimene kiht on valmis, paber on nurgas. Noh, võiks öelda, et päris hea arvestus seda, et ma pole aastaid pahteldanud. Eks see teine kiht tuleb, viimistluskiht tuleb ilusaks teha, nii et anname endast parima. Aga nüüd, ega muud midagi, võtan akrüüli ja ma akrüülin selle prao siin kõik täis. Ja et siis oleks homme näiteks, mida siin seinas pahteldada. Ja siis, kui see on ka tehtud, siis ma proovin need vahud ära kõik lõigata, mis ma siin täitsin. Ja siis me saame hakata võib-olla nurki ka tegema. Vot nii. Tervitan sind jälle, kes ei tööta seise. Siis mul on siin kurat, mul ei ole mitte sittagi teha ju. Mul ei tule siia kohe kindlasti mitte signalisatsiooni.